Gert Meedia. Me läheme Saaremaale selleks, et pildistada ja filmida drooniga ühte krunti, mis väidetavalt asub täitsa kuskil metsa sees. Nii et see tuleb üles otsida, piirid selgeks teha Maa-ameti kaardi abiga ja siis mingid üldised pildid teha, et mis seal siis asub. Aga rohkemat ma ei teagi. Ma ei kujuta ette, mis seal nagu ees praegu üldse ootab meid. Lähme sinna vaatame, paneme drooni õhku, hakkame toimetama. Põrnik. Tere, Mari. Põrnik mees. See on nüüd 2 in 1 ja sa tahad ju, et oleks autentne. Nojah, ma tegelikult mõtlen, et ma nagu teen pöördumise. Tee. Me oleme Saaremaal. Lähme otsime ühte krunti ja teeme droonipilte. Aga selleks, et sinna teisele poole saada, peame minema läbi oja, läbi metsa. Läbi oja või? Seda see küll ei öelda. Vaatame, mis seal on. Nii hea metsal. Üldiselt suht vaikne koht, aga ikkagi mingid majad siin nagu on. Ai. Ei tea, kuhu Gert mind on toonud jälle romantilisele nädalavahetusele. Maris, sina ka Saaremaal? Siin ma küll ei osanud siin oodata. Ma ei saanud aru, et me mingit huumorishow'd hakkame ikkagi tegema. Siin ei ole ju maju. Ei ole maju, siin on üks krunt selle sama metsa taga. Vaatame, mis sealt ülevalt paistab. Tühjus mets. Kõigepealt tiirutame väikse drooniga, siis tiirutame suure drooniga, siis tiirutame veel väikse drooniga ja vahepeal matkame edasi. Drooni lennutamises nii palju, et praegu asukohta muidugi ei näe, aga me oleme tegelikult väga lähedal Kuressaare lennujaamale. Ja päris niisama siin kindlasti toimetada ei saa. Praegu saab, sellepärast et lennutorn on kinni. Kui torn on kinni, siis on kontrollimata õhuruum. Kuni 150 meetrit võib siis lennutada. Selleks, et kõigil oleks turvaline, tasub hoida kinni. Peabki hoidma kinni kõrguse piirangutest. Muul ajal saab siin ka lennutada, aga siis tuleb igal juhul taodelda lennuluba. Siis tuled kohale, helistad lennutorni. Tere, tahaks drooni lennutada. Kas mu nimi on kirjas? Ja on, lubatakse, aga selline see drooni lennutaja elu on. Ma lihtsalt nuputan jooksvalt, mis nurkasid veel võtta, mis nendele võiks oluline olla. Ilmaga on väga vedanud, jah. Praegu väga ilus valgus ka. Ülejäänud Eestis pidi olema nagu vihm ja torm ja meil on siin paradiis.
on jah? sopane ka veits. Cool. Drone life. Ma mõtlesin, et ma istun nagu kuiva mätta peal, aga no kuule, kuna rahadega on väga hästi, siis lähme poodi ostame uue. Davai. Shopping. Gert Meedia kulusse. Oh yeah. Püksid risustatud. Täiesti metsa kasvanud nagu metsa all krunt, selles mõttes nagu väga raske on mingid nurkasid välja genereerida, et millest võib inimestel kasu olla. Tahetakse ilmselt näha, kuhu võiks potentsiaalselt panna mingid väiksed majakesed või mingid. Need püpsised on küll väga head. Milka. Sa oled influencer või? Mis rahad Kui sul vaid on, kus saab. sul need suured rahad tulid? Milka poolt. See on tegelikult Milka tellimus. Ideaalne piknikusnäkk. Milka otsib, kuhu teha oma ladu Eestis. Mis puhul sa filmid selle valge väiksega ja millal suuremaga? See on hea küsimus. Valge väiksega, see on niisugune nagu pildi mõttest ja natuke laiema nurgaga pilte. Suuremal droonil see lai nurk on selles mõttes natuke isegi kitsam kui selle lai nurk. Ja noh, ütleme, väiksemad asjad, väiksemad tööotsad saab kõik tegelikult väga edukalt teha ära sükse väiksega. Ja kvaliteedilt ei ole ta nagu, ei ole selle häda midagi. Suure eelis ongi see, et saad ette keerata ka veidi teistsuguse objektiivi, et ülevalt õhust natuke siis nagu, ütleme, peale zoomida. Ühesõnaga ta võtab su nagu ja viib sind natukene lähemale kui selline pisike droon, mille objektiivi sa kuidagi moodi otseselt zoomida ei saa. Täiesti flippis Mis on ära. kõige halvem asi, mis sul drooniga juhtunud on lennutades? Teisisõnu, kas sul on kunagi droon alla kukkunud? On ikka. Päris mitu drooni on puu otsa sõitnud. Rumalad kasutaja errorid on endal tulnud sisse siis, kui külma ilmaga lennutades ei too drooni piisava kiirusega koju tagasi ja üritad akust pigistada liiga palju välja, siis ta lõpuks lihtsalt, ütleme siis nii, et annab alla ja kukub alla. Seda on talvel juhtud paar korda. Et see on päris, võib arvata siis, et ega sellest droon siis on ikka korralikult puruks. Ja nii see drooni lennutamine käib. Ega siin midagi ilusat ei ole, see on ju dokumenteerimine. Ei ole ilus krunt või? Ei no, krunt on ilus, koht on ilus, aga nagu objekt on lihtsalt suur lahmakas. Kunstilisi kaadreid siin nagu ei tee. See on lihtsalt füüsiline, lihtsalt julmad jäädustel. Pim, 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 pim. See on vlogi pealkiri, ega siin midagi ilusat ei ole. Põhimõtteliselt jah. Ma panen korra ikkagi suure drooni lendu ja siis ma teen sellega ka paar surakat. Väiksena alati otsisin neid sädelevaid kivikseid. Tundusid nii väärtuslikud. Mis ongi tegelikult? Ja neid väikseid merekarbikesi. Mis projekt on?
kas nad helistasid kuskile või? ma ei tea, nad vist mõtlesid veel. Okay. Projekt on see, et vaata, ma ei tea, kas ma panen selle pika toru ja nagu proovin eemal olla, aga seal on vist mingi hirv on. Keset vett seisab nagu, ta on ära eksinud vist. Hirv, mitte põder või? Hirv. Ma ei tea, see on nagu kahe otsaga asi, ma loodan, et ma teda nagu ei hirmuta valele poole, ma proovin veits eemal olla, aga või siis pigem minna sealt poolt, et kui ta hakkab liikuma, siis ta liiguks nagu saare kalda poole. Jalutame elukaaslase Marisega Sõrvel ja äkki annab eemalt üks pereisa binokkel käes märku, tulge korra siia. Ulatab kesise binokli ja küsib, et kas see on normaalne. Vaatan, eemal kauguses paistab üks kivimoodi objekt keset merd. Tundub, et tegu on täiesti paigal seisva loomaga. Jõudsime arvamusele, et see pole päris normaalne. Binoklist ei saanud ka aru, et kas looma on kuidagi vigastatud. Pereisa hakkas helistama. Lõpuks viidi kokku päästjatega, kellele olukorda selgitati. Uuriti, et kas loom on vigane, miks ta seal siis seisab. Ega me kambaga ei osanudki midagi kosta. Kuna droon oli kaasas, siis mõtlesin, et peaks ikkagi asja lähemalt vaatama. Vähemalt saab infot edastada, kas loom tundub vigane või mitte. Esimene mõte oli muidugi, et ei soovi looma ehmatada ja valesse suunda ajada. Samas tundus, midagi peab ju proovima. Läksin drooniga kohale ja hirv märkas juba eemalt külalist. Üllatuslikult oli looma esimene reaktsioon hakata drooni poole jalutama. Mõeldud tehtud, tiirutasin tagurpidi lähima maalapi poole, üritasin teda nii-öelda kaasa kutsuda. Lõpuks jäi loom ikkagi madalamas vees seisma, aga tundus, et õige suund oli justkui käes. Tõin drooni koju tagasi ja rohkem tagasi ei lennanud. Telefonikõne kõrval veel kestis. Mainisime, et loom vähemalt liigub ja ei tundunud vigastatud. Jagasin ka pereisale kontaktid, et saan vajadusel pilte ja infot saata, kui vaja läheb. Päästjad olid kaugelt nüüd teele asunud. Pidime Marisega praami poole liikuma. Enne minekut panin kaamera veel korraks statiivile ja vaatasin, mis loom teeb. Suur udu sõitis just siis peale. Üsna varsti oligi pilt täiesti läinud, mitte midagi ei paistnud enam. Teel Kuressaare poole möödusid meist päästjad. Mõne aja pärast sain kõne 112. Pereisa oli kontakti jaganud ja kuna nähtavus oli täiesti 0, siis olid päästjad hädas, et kus suunas see hirv siis nüüd on. Keerisime otsa ringi ja läksime tagasi. Kohapeal vaatasime drooni kaardilt välja täpse punkti, kus droon hirve oli leidnud ja päästjad läksid teele. Ma näitasin neile seda lennulogi, vaata. Aga ega ma ei tea ju, kas ta reaalselt jõuab sinna välja. Praegu ei näe mitte midagi. Mõni aeg hiljem tulid nad tagasi, kammisid selle edasi-tagasi, aga kahjuks tulutult. Mõtlesime, et ehk ikkagi leidis loom tee maismaale. Viimane punkt, kus ta seisis, ei tundunud nii kaugel. Kodus materjali uurides märkasin, et hirvel tundub olevat justkui ta miil üle pea. Ilmselt seetõttu ta segadusse sattus ja ära ehmatas. Miks ta nii kaugele üldse läks, seda ei oska kuidagi öelda.